Teie peatus. Teie peatus. Through the night and morning, when the rain is pouring, you're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like look no further, look no further. Look no further. It goes like look no further, look no further. Look no further. It goes like I never thought I'd find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like Mis sa siin teed? Mis sa siin teed? Kas 30 paksusena või 15 paksusena? Ai, see ei lähe. Siin pole algus ka veel. Jah. Jaa, ta on ka 90-90. Aga siis siin tuleb siis, jah, see nurk on juurde ongi. Jaa. Ma vaatan siin, et tuleb. See on okei. Nii, kui ma lähen sinna, kus see oli? See on siin minu teada. See. Jah. Jah, see kuidagi siit kohe väsib midagi nagu sellest. See on kohe rõõme ära. Aga ta võiks olla nagu jah, mitte et ta on nende rullide peal jooksev uks, vaid et ta on nagu selline tõmmatav uks, mis nagu liigub mõnusalt. See oleks vapšee. See oleks päris nice küll, jah. Kilus ka. Palju see suur on, palju see maksaks seal? See on siis 120-90. Palju need alus maksavad? Vaatame. See on kala muud. Dušikabiinid, dušalused. Näed, siin on see olemas, mida ma mõtlesin. Aga näed, seal mõõdus oli praegu selle pikkus. See on siis, aga siit, sa omitasin pikkuseks selle, siia need nurgad juurde, kui sa seda keerad, vaata. Need väiksed nurgad tuleb juurde, tükk. Ja seda ei ole veel. See ongi see, ma arvan. Tahaks igasest lahendusi sellega veel.
panna nagu sellise ABS-kandi, see on nagu see pipijoogi jaoks, ma ütleme. Aga kui te valite selle, siis selle on praegu identne see ABS-kandi, ütleme selles mõttes kohe. Pigem ma soovitan seda ja sellepärast, et esiteks ta on käele suge mõnus on pehmem. Ta ei ole nii terav, see tervis. Need nurgad kõik. Et ütleme, seda kandib hinnale see ka parem. Aga ütleme, see trend hakkab välja minema suuruselt moest. Aga köögiletik kui päris pikaks ajaks on meil tugevat kraapida, siis ikkagi tekib siia selline väike joon nagu peale on ju. Ikka päris nii ei maksa. Nii hull ka ei ole, kui see on midagi teada ikka väga, kui see ikka niimoodi konkreetselt kraabid, siis ikkagi mis on eriti hästi, kui näha, ütleme just läiki. Tugevalt tõmmata, siis ka ikkagi tuleb jälg. Kui niimoodi sisse, siis ei juhtu midagi. Kui jõuga teed, siis ikkagi tuleb see jälg. Mõnikord on ka see, et nad vaatavad uuesti ultraheliga ja ütlevad, et tõesti on vaja biopsiat võtta. Võib ka nii juhtuda. Aga vähemalt meil on ka gastroenteroloogi spetsialisti arvamus. Olgu, aga siis mõelge. Saadame teile meilile kõik need analüüsid ja haigusle välja võtta. No tšau, mul on nii hea meel näha, et sa oled tulnud vaatama uut videot. Me oleme taas kord Tallinnas, eile õhtul siis tulime. Nagu sa nägid, siis tänast hommikut me alustasime taas kord sellega, et me viisime Kubu arsti juurde. Talle tehti uuesti ultraheli ja seekord ka võeti vereanalüüsid, et siis vaadata, kas on mingisuguseid muutusi, kas midagi on toimunud. Ja ei ole läinud mitte midagi paremaks, ei ole läinud mitte midagi otseselt ka halvemaks seal soolestikus. See sooleseina paksus on jäänud ikka samasuguseks. Arstile tundub natukene, et seal äkki võivad olla mingisugused haavandid või midagi sellist, täpselt ei tea. Nüüd meie järgmine gameplan ongi siis temaga selline, et me lähme soolestiku arsti juurde, kes siis vaatab veel omakorda ultraheliga üle ja vaatame, mis tema siis asjast arvab, kas ta on millegi sellisega kokku puutunud, sest et Kubu nüüd viimased 2 nädalat uuesti põhimõtteliselt iga päev oksendab. Esimesed 2 nädalat, kui me hakkasime rohtu võtma, siis tundus, et asi juba läheb paremaks, oksendamist jäi vähemaks. Esimese 2 nädala jooksul ta oksendaski, ma arvan, mingisugune 3-4 korda, aga nüüd siis viimased 2 nädalat on see oksendamine nagu rohkem tagasi tulnud. Mõni päev on selline, kus tundub, et ta tunneb ennast hästi, ta jookseb, mängib, tahab kaisutada. Otseselt ei mängi, aga vahepeal siin, kui me oleme mööblit liigutanud või mis iganes, siis nad omavahel jooksid ringi. Aga mõni päev on ta jällegi siuke, et ta ainult magab, ta ei taha väga süüa, hoiab kuidagi omaette ja nii. Samal ajal, kui Kubu oli arsti juures, siis me käisime otsimas kööki seda tasapinda, taas kord käisime erinevaid poode läbi ja Depos juhtus meil nii naljakas olukord lihtsalt, või mitte naljakas olukord, aga selline olukord, kus ma teadsin ammu juba, et Depos on see tasapind olemas, mida ma tahan. Me läksime nüüd uuesti seda siis vaatama ja näitama oma seda joonist, mille Roland eile siin valmistas, mille järgi siis need lõiked teha. Ja sealt öeldi, et nemad neid lõikeid ei tee ja just enne meid oli seal ka üks mees, kes tegelikult ostis selle tasapinna ära ja ei ole ka õrna aimugi, et millal seda juurde tuleb. Ehk siis igatepidi suhteliselt siit olukord, sest et meil on vaja teatud lõiked lasta professionaalil lõigata. Teatud lõiked, mida me ei saa siis kodus ise lõigata. Tehase otsad, jah. Jah, sellised tehase otsad. Tahtsime minna ühte ettevõttesse nimega Egtrade, kus selgus, et nemad on juba oma uksed tegelikult kinni pandi ja oma tegevuse lõpetanud, kust ilmselt oleks saanud ka veel täitsa hea hinnaga. Ja siis me käisime veel sellises ettevõttest nimega Plaatdetail, mis tegeleb ka köögitasapindadega, mingisugused kas olid iluliistud ka või? Paneel, jah. Me siis valisime välja taaskord, millise tasapinna me võtaksime, millised tausta me võtaksime, siis me võtaksimegi kõik ühest kohast. Ja nüüd saatsime siis oma joonise sinna ja küsisime hinnapakkumist, vaatame siis, mis nad meile vastavad.
et see on võib-olla natukene selline kallim variant, kallim kui see, mis me esialgu siis planeerisime või mis me arvasime. Ehk siis kui tavalises ehituspoes maksab üks töötasapind mingisugune 85–100 eurot, meil oleks vaja võtta 2 tasapinda, sest et ühest ei piisaks. Pluss tuleks teha veel sinna need lõiked juurde, mille hinnas me ka veel päris kindlad isegi ei olnud, sest et ehituspoes neid ei tehta, need tuleb lasta kuskil spetsiaalses kohas teha, kus on spetsiaalsed masinad selle jaoks. Kui nende tasapindade hind tuleks juba põhimõtteliselt mingi 200 eurot, pluss siis need lõiked juurde, ma arvan, et ongi mingi 300-400 euri. Ja kui me saame sealt plaatist detailist ka mingisuguse hinnapakkumise, mis jääb sinna kanti, sest tegelikult ei ole sealt suurt vahet. Ja nüüd Roland jätkabki siit, kus tal eelmine kord pooleli jäi ja mina hakkan panema oma videot kokku, See niistus on sinna alla läinud, et see kipsi on, mis on nagu paha, see naudine pool. Vara näis. Lädige sinikoni täis, et alt ei oleks haiglas. Võib-olla. Ma usun küll, et see hais. See vana põrand hais. Mis nüüd saab? Ei saagi midagi. SOS. I found a big problem. Mis problem? No see, kus see hais tuleb äkki. No kust ta tuleb? Siin on vesi näid, vaat seda. Vaat ette mulle 7 milli. Ära paisunud. Kui rõve. Vaatu paisunud see. See on mingi sent. 3 milli vähe paisunud. Kui päris paha lõhn on tõesti siin. Fuika. Mis see on? Vesi vahe veel. Tuleb ära vahetada see plaat. Siin ei ole enne midagi teha. Okei, mis nüüd saab? Peab nagu ostma minema seda poodi või? Siin pidime siia ka vaata, pidime panema selle. Mati jättes pakettidega siia panna. Jaa. Aga ei saa panna. Kas see tuleb osta üks kipsplaat või? Taha sama panna, ma ei tea, mõtlen midagi. Mida siia alla panna? Okei. Mul on pakettid ikka panna, selles mõttes. No veits väga. Ma lägin linnendama. Oi, ma lähen. On ikka niiske või? Mine veel. Niiske? See on märg sealt alt. Full märg või? Ja sa sain seda siia runda. Kui rõve. Nagu mull ja see on hallitus. Kogu see järv. No seda taha teha musi. Mida? Seda haisus iga päev tundsidki. Eks siin on mingi veevahind olnud. Et siit on vesi vahel läinud ja seal ei oska, et vaata. Aga siit see haisus tuleb vaadata. Ma arvan küll, see on täpselt see lõhn minu meelest. Nagu veits nagu see torukasega pole päris. Jaa. Mis siin all on? Mis asi siin on? Mida? See on ka niiski sealt või? Ei, see on ka. Oi pergele. Mis kuradi siis seal on? Ära lagunenud või? Mida ma lagunenud jah? Mis kuradi kivi seal on? See on plaadi midagi. Mida? All on tühimik. Mida see on? See on põrand on kivi. Kivid. Oh my
päriselt. Ikka hästi kuulda võib praegu. Mis sa välja mõtlesid? Panid selle parketi siia. Noh, vana materjali taaskasutus või? Nagu öeldakse. No seda on ja siis on seda musta silmaga. Ükskõik mis jupp on. No silmaga just oli. Valge jupp. No see ongi silmaga seal. See jupp just oli. Seda on. Ja. Seda juppi on väga palju. Seda on. Ma tean. Pole mul veel vahepeal parketi olla. Mul on täna nii halb olla. Tegin enne trenni, käisin pesus ära. Ma olen taas sirgete juustega üle mingisugune 2 nädala. Palun jää vaid, lase mul olla. Roland käib nii närvidele lihtsalt. Ostke ära anda. Mitte ostke ära, ja ostke ära. Siis on kasu ka midagi. Ma pidin täna tegelikult kulmud ära värvima, aga ma lihtsalt ei suuda, sest mul on nagu füüsiliselt nii halb olla. Mul nagu kõhus keeraks ja mu üks tiss või nibu on nii valus. Ja ma ei tea, kas ma olen selle särgiga kuidagi moodi ära hõõrunud või mis ma teinud olen, aga nii valus on. Ja mul on nii suur väsimus ka, kuigi mul ei tohiks praegu üldse mingit väsimust olla. Ma ei tea. Täna mul oli teine kodune trenn sellest väljakutsest või uue aasta restardist. Ja see mulle meeldis palju rohkem kui esimene. See oli täiega mõnus. Nagu mõnusad harjutused olid. Peale seda esimest trenni mul reaalselt valutasid kõik kohad, nagu terve mu kere, mu jalad kõige rohkem, käed, triitseps, õlad annavad või siit need trapetsid annavad kuidagi siiamaani tunda. Seljas andis tegelikult täitsa tunda. Päris uskumatu. Siuke tunne oli reaalselt nagu esimest korda oleks trenni teinud. Et kõik kohad olid lihtsalt nagu nii läbi 2 päeva peale seda, ehk siis eile ja üleeile. Ma ei saanud isegi normaalselt voodist püsti tõusta. Kuidagi ägised ja oled siin siuke pool lombakas. Täna Roland saabki kööki selle parketi ära pandud ja siis ilmselt me liigume tagasi sinna tahatoa juurde. Ma näitan siit sinna tahatoa juurde. Seal on vaja siis seinad üle värvida, lagi värvida, seintele tapeet panna ja siis veel liistud maha ja siis ongi tegelikult selle toaga kõik. Ja ma mõtlen, mis ma selle WC-ga teen. Mul oli seal üks plaan, üks väike projekt, mida ma tahaksin teha, aga võib-olla teeme sellega siis kõige viimasena. Ja üks räigelt suur töö on veel tegelikult meid ees ootamas ja selleks on selle kuradi vana parketi väljavedamine, mis praegu asub kõik redool.
see saab olema üks suur töö. Valmis saab. Okei, nüüd siis ma pean ennast välja vedama. Nii raske. Mul nagu päriselt ennast halvasti tundnud. No näita. No nägid sa. Tubli poiss. Viimane piis. Nice job, well done. Great success. Tubli oled. Yes. No tere, ilusat pühapäeva. Kell on juba lõunasse jõudnud ja ma olen kiirustamas täna endale järjekordselt uut tatuud tegema. Ma olen nii elevil. Ma ei tea, kus auto on. Oh my god. Kaudu tullu peal. Roland parkis eile kuskile ja ma ei tea kuhu. Ma ei näe midagi. Õus on nii palju lund maha tulnud, nii ilus talveilm on. Päris külm on ka, mu käed jäätuvad. Mul on eilsest trennist kannid nii jumala läbi. Ei olnud isegi mingisugune hull trenn, aga lihtsalt ma ei tea, kuidas see võimalik on. Hommikul oli püsti saada väga ebamugav. Ma leidsin auto. Oh my god, ma ei arvestanud üldse sellega, et auto on praegu sellise lumekihi all. Mul on aega täpselt nii palju. Ma pean just sõitma hakkama. Oh fuck. Okei, ma lobisin kohe edasi. Ma mõtlen praegu ikka, et jumal tänatud, et Roland käis eile õhtul veel poes, sest et kui ta ei oleks läinud või kui me oleksime läinud ikkagi jala, nii nagu mina tahtsin, aga tal lihtsalt ei olnud mingisuguseid soojasid talveriideid kaasas, siis seetõttu jäi see jalaminek ära. Ja ta otsustas ikkagi, et ta läheb autoga ja mina keeldusin kategooriliselt kaasa minevast, sest mul oli tõesti eile õhtul nii halb olla. Ja ma mõtlen ikka, et jumal tänatud, et ta käis, sest et tänu sellele ei olnud auto selle jääkihi all, mida ma näen, mis on tagumiste klaasidel ja nii edasi. Et õnneks oli nagu lihtsalt paks kerge lumi, et ei mingisugust nagu kraapimist või midagi sellist. Nagu lihtsalt jumal tänatud, aga ma olen nagu nii jõhkralt hiljaks jäämas, ma olen kõvõiti hiljaks jäämas, nagu Karol, kuidas sa teed nii? Nagu kuidas sa saad nii, nagu ma ütlen, kurat. No ei ole hullu, mitte midagi ei ole hullu, õnneks, lihtsalt. Nii nõme nagu. Ja see minu paha olla, see läks öösel nagu nii hulluks või õigemini vastu hommikut, et ma ei saanud isegi magada reaalselt. Lihtsalt ei saanud. Ükski asend ei olnud okei. Lihtsalt kõhus oli nii ebamugav tunne, nii paha tunne, et sa ei saa lihtsalt mitte kuidagi moodi olla ja sa ei saa magada ka. Et nagu ma ei kujuta ette, mis asi see oli. Meile tellisime kebaabirulli ja ma ei kujuta ette, kas ma sain sealt mingisuguse toidumürgituse või mis nagu, kuigi ma sain sellest kebaabirullist ka mingisugune, ma ei tea, 3/4 ära, ma sain tervet seda ära, Rolandil ei ole mitte midagi, aga mul on lihtsalt nagu nii jõhkralt paha oli olla, et ma ei tea. Ma ei tea, kas see on sellega seotud või millega. Õues on reaalselt täna nagu nii ilus ilm. Ei ole seda halli ilma, vaid kuskilt paistab päike ja mis iganes, et nagu täiega siuke ilm, et tahaks lihtsalt nagu jalutama minna, kuskile nagu kämpima minna. See oleks nagu ülikõva. Kurat, siia Telliskivi väikeste tänavate vahele ma veel selle autoga kinni jään täna. Raudselt. Siis ma pean kuskile siia tee äärde parkima. Ja no ilmselgelt siin on ju normaalsed vallid esiteks on ju. Ma ei tea, kas siin on. Ma jään siia. Mitte midagi teha. Ma ei hakka siin ronima. Ma jään siia. Kas see on bussipeatus? Mis siin on? Ei ole vist. Siia värava ette parkida just täpselt. Ma pargin siia. Siin on minna. Ma jään siia. Ma ei tea. Kui juba. Õnneks ma ei jää täna kinni.
ja vajutad 43. Ma olengi 10 minti hiljaks jäänud. Kas ta jääks ka ilus siia? Siuke pisikene. Jah, teeme sinna. Mul oli algusest peale ikkagi see mõte, et sinna. Natukene veel äkki. Natukene veel siia poole siis. Joo, just nii. Nii on täpselt ilus. Aitäh! Head päeva! No nii, me oleme jõudnud omadega siia tuppa. Vedasime siit need köögimööblitükid tagasi sinna kööki praegu. Mul on nüüd uus tattoo muumidega. Väga cute'i, ma olen ise täiega õnnelik. Mulle hullult meeldib, väga ilus jäi. Nii ilusad peenikesed jooned. Ja ta ei näe nagu üldse päris välja, et ta näebki nagu reaalselt nagu, ma ei tea, nagu prinditud ja lihtsalt nagu pandud sinna. Et jah, kuidagi nagu nii ilus nägi välja. Siis võtsin Cookersist neid kurikuulsaid pannkooke, millest kõik räägivad, mida kõik kiidavad. Ja jah, need olid maitsvad, aga teist korda ma sealt enam ei võtaks ja neid pannkooke ei telliks. Et kuna kõik neid hullult haipisid, siis ma reaalselt ootasin ka sealt nagu mingisugust hullu elamust, aga need ei olnud nagu absoluutselt mitte midagi erilist ja mõnes mõttes pidin pettuma, aga samas kõhu saime täis ja midagi hullult halba nüüd ka ei olnud. Ma võtsin siis 50 singijuustuga, 50 magusat. Singijuustu juurde võtsin veel tillikastme ja küüslaugukastme ja magusate juurde võtsin siis vaarikamoosi ja kondentspiima. Kastmed olid head, tillikaste oli ülihea seal singi pannukate juures. Mulle lõppkokkuvõttes meeldisid rohkem need singijuustukad, Rolandile jällegi magusad, aga võib-olla sellepärast, et tema lemmik oli see vaarikamoos, aga mulle jällegi kondentspiimaga meeldisid rohkem. Kondentspiim oli parem ja seda siin parandada ka, et ei olnud head, sest et üksikuid kõhusega näis, aga alles jäi ka viinud. Kindlasti tasub ise ära proovida, aga ma ei tea. Ei ole mitte midagi erilist, mida ma nagu hullult soovitaks, sest et ikkagi see läks maksma mul 34 eurot või noh, ümmarguselt 35 eurot. Roland juba killib mind oma pilguga. Jah, nad olid nagu päris kallid ja sellepärast ma oleks ka eeldanud nagu mingisugust haiget elamust. Ühesõnaga, jah, Roland nüüd on mu peale veel pahas, aga ma maksid ka veel nii palju, nii et veel pahas, okei, jah. Aga räägi sina siis, mis me täna siin teeme nüüd? Istud tuleb ära võtta, seinad tuleb veits mõeldud ja tuleb see ära värvida tegelikult, et tapeedi alt ei jääks kumama. Tapeet ära panna, istud ja lagi ära värvida. Siia on vaja uut aknalauda, sest et siin on see kate täiesti lahti tulnud. Aknalauda, eks enne panna tapeedi, sest seal võib-olla veits ka ma ei tea, kui hästi ta enam tuleb vaata. Et võib-olla võtsid pahtadema atmosfääri võnki ja
hommikust, käes on uus päev ja täna on meil esmaspäev. Täna õhtul me lähme koju kella 5 laevaga, sest et täna seda kõige hilisemat laeva ei olnud. Vähemalt mitte Viking Line'il, ehk siis Viking Line'il need kõige hilisemad, millega me tavaliselt läheme, see 22.15, see läheb ainult nädalavahetuseti. Seega me peame täna oma otsad päris varakult siin kokku tõmbama. Aga nüüd, kui me kandsime siia selle värvi peale, siis täna hommikul me nägime, kui ebatasane see sein on. Ja ma reaalselt hirmuga mõtlesin, et okei, kui need kõik asjad jäävad siit veidi ikkagi läbi näha, siis on tegemist väga halva olukorraga. Seega natukene veel pahteldasime seda seina. Varsti saab lihvida, kui see on ära kuivanud. Ja Roland nüüd paneb siia kööki seda paberit maha, sest et selle seinaga, nagu sa näed, ma ei tea üldse, kellel on olnud mingisugune siukene sisekujunduse maitse, et ta on otsustanud kunagi sellise jama siia panna. Kunagi oli ilus. Näeb välja nagu mingisugune kiviajast. Ja ma kategooriliselt keeldusin, et see asi siia jääb. Seega meie plaan on lõigata siit maalt see kõik lahti. Kas see jääb ilus, kui see on silepind? Jah, küll ta jääb. Lõikame selle siit maalt lahti ja siia tuleb üks selline paksem liist ja siia tulevad siis liistudes sellised kuubikud. Kindlasti olete näinud, ma saan siia panna ka pildi, mida ma mõtlen. Et ühesõnaga teeme kogu selle asja puhtaks ja ilmselt tuleb seda siin kõike pahteldada, lihvida, et saaks siis need liistud siia panna, et saaks selle kõik üle värvida. Ja ma tahakski nii, et see osa jääb ikka valgeks, aga see tuleb siis natukene mingisugust teist tooni. Ma olen natukene nende toonide peale ka mõelnud. Et ilmselt on mul see ka olemas, aga see siis kunagi tulevikus, kuni me selleni jõuame, et kõigepealt on vaja see kõik siit lahti saada. Selle maha kiskumine siit saab ka olema väga huvitav, aga küll me sellega hakkama saame, et see on selline üks siuke asi, mis lisandus juurde, sest ma ei suuda seda seina vaadata niimoodi ja ongi nagu veider see, et kõik muu saab ilusaks, aga siis jääb nagu see, et ma ei taha ka seda. Ja üks hetk tuleks ta nagu nii ära teha ja mõtlesin, et miks mitte siis kohe katsetada seda neid dekoratiivseid liiste seal seina peal, mis on mul Pinterestis juba, ma ei tea, Aadamast ajast, mida ma olen ammu tahtnud katsetada, aga lihtsalt pole ju kus katsetada. Sellel ajal, kui siin toas asjad kuivavad ja midagi siin teha ei saa, siis saab teha seda. Ja siis ongi mul ka mingisugune töö jälle, mida mina saan teha samal ajal, kui Roland teeb midagi muud. No, võimalik on ka see, et kui tule välja, me ei pea tegema seda 100 nagu, me saame teha peale ise vaata. Nii. Täpselt või? 75, et siia. Okei, siis jääbki niimoodi. 10, kohku seevad 20. Ja. Niimoodi. Ja kui teine alustaks, siis ta alustaks siit 10 pealt. Vaatame, kas teeb sinna. Tšau, meil on käes uus päev või õigemini uue päeva õhtu. Eile siis teen väikse kokkuvõtte sellest eilsest seiklusest ka. Ma tean, et see klipp, ma näen seal klipis mingi jube kurb välja ja nagu mingi maailma lõpp oleks ja mingi dramatiseerisin nagu kõike üle. Ma arvan, et läks mingi 2-3 tundi mööda, siis ma juba naerisin selle peale, aga ma ei tea lihtsalt kuidagi selles hetkes. See oli nii raske aksepteerida või vastu võtta või leppida sellega, et sa ei saa. Lihtsalt oligi nagu siuke tunne, et mis mõttes ei saa. Ma näen, teised autod lähevad, teised autod ootavad veel ja minu ees on väravad kinni. Ma jäin 3 minti hiljaks, mis mõttes ma ei saa. Inimesi polnud seal kabiinides enam. Need eilsed klipid olid suhteliselt segased. Ma ei täpsustanud seal väga palju, sest et ma olin nagu nii all over the place on ja. Aga jah, väravad olid kinni, inimesed olid läinud. Käisin siis nendes putkades küsimas, mis seal kõrval oli Ekeroline'i putkad. Me pidime minema kella 5 Vikingiga siis.
nad ei ole omavahel seotud, nad ei tea midagi, kindlasti ei saa, värgid-särgid, Ekero välja müüdud, Tallinki piletid mingisugune 2 sotti, sest et esmaspäev oli Soomes meil siin vabapäev. Ja noh, mis sa siis teed, on ju, päris 2-sotiseid pileteid ei osta. Ega ei olnudki siis midagi, kui tulime täna hommikul kella 7 laevaga, mis oli omaette mingisugune normaalne katastroof, selles mõttes just see laevalt maha saamise pool. Laev ise jõudis 9:30 siia Helsingisse, aga kuna selle sadama asukoht on nagu nii kuradi karu perses, see asub nii kaugel ja kui kõik autod sealt korraga maha saavad, siis see kogu linn on põhimõtteliselt ummikus. Ja nii me olimegi, kui muidu on sadamasse mingisugune 25 minti, siis nüüd me olime natukene enne 11, ütleme mingi 3:11, 10:45. Mingisugune üle tunni aja hiljem olime lihtsalt kodus. Ja läksingi siis kribadi-krabadi ruttu tööle, olin 11:15 tööl, tegin tööpäeva, käisin ripsmetes, sest see nagu ärritas mind eile, et mul olid ripsmed jubedalt aukus ja nii edasi ja kuidagi enesetunne oli nii paha, nüüd mul on veel vaja kulmud korda teha, mida ma lihtsalt ei ole viitsinud. Ma lubasin endale, et ma teen selle enne uue aasta tulemist ära, aga ma lihtsalt pole viitsinud. Ja tegelikult ma tulingi täna siia veel lihtsalt selle vlogi otsesid kokku tõmbama, sest et eile see jäi tegemata. Nii et suur aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid. Kui see video sulle meeldis, siis sa saad mind toetada väikese like'iga. Ja ma vaatasin, et 63% teist ei subscribe minu kanalit. Kui sa vaatad minu videosid ja tõenäoliselt sa vaatad ka minu järgmist videot ja tahad ka neid tulevikus vaadata, siis palun ole nii kena ja pane minu kanalile subscribe. Nii et selline see vlog siis saigi. Ega siis muud midagi, kui näemegi juba järgmisel korral, järgmises videos. Tšau!